Üks teema aitäh kutsumast, teine aitäh, et tulete siia. Ja siis meie Andresega peaks proovime teile rääkida sellest, mismoodi linn proovib viia planeerimist kahemõõtmeliselt kolmemõõtmelise peale. Andres on seal taga, kõik keerulisemad küsimused lähevad temale ja mina teeks siis enda poolt siukse sissejuhatuse. Panin ühe detailplaneeringu joonise siia ette. Tüüpiline planeeringu joonis, autorid ei avalikusta, aga 3D ruumi 2D's kujutada on ära ütlemata keeruline. Ja selliste joonistega on see, et siit isegi need kogenud silm, siin võtab ikka aega ja teinekord jääb veel 1-2 silma vahele ka kõik. Et mismoodi aru saada, et kuidas selle joonisega on see kolmemõõtmeline ruum kujundatud. Ja siis, kui ma tulin nüüd aastaid 4-5 tagasi Tallinna linnavalitsusse tööle, avastasin, Tallinna linnavalitsusel on olemas selline 3D-kaart. Mul kukkus suu lahti, mõtlesin, et vau, kus meil on nagu tase. Ma võtsin sellest samast kaardist veel siukse ka, et kus vanalinn oli fassaadidega ja siis ülejäänud linn oli selliste kuubikutega. Ja ma mõtlesin kohe, muidugi, ilusad kuubikud on siin. Mul tekkis kohe nagu mõte, kas me kuidagi ei saa seda linnaplaneerimist sellelt 2D'lt viia 3D peale. Sellise tüki annaksime ette planeerijatele, arhitektidele, ütleks, et võt siia, nüüd kujundage see uus linnaruum ära. Ja see põhimõtteliselt tehniliselt on kõik võimalik, aga nüüd tekkisid probleemid. Oota, ma korra veel näitan ühte slaidi. Kiirustavalt, selleni me veel jõuame. Tallinna linn on selle 4 aasta jooksul veel tööd teinud, on tehtud Tallinnas droonikaart, kõik majad on üles pildistatud, täis 3D fassaadidega, kõigega, nii et see üks osapool, see alus on meil nagu läinud kõvasti paremaks kui teine. Ja nüüd, puht ka natukene tehnilist juttu, kuhu me jõudsime? See kaart, mida te siin eespool näete, see on KISS-kaart, ruumiline. Ja tavaliselt ütleme, et siukene konkreetne ruumi loomine käib PIM tarkvaras. Nii. Nüüd niipidi, et PIM-ist, kui arhitekt teeb mingi maja ja sinna KISS-kaardi peale, see täiesti nagu toimib. Äkki sa vaatad eesruumi. Aga nüüd teistpidi, et KISS-kaardist me saaksime sinna PIM-i, see on senimaani meil veel nagu põhimõtteliselt lahendamata probleem. Selle 4 aasta jooksul vahepeal on riik teinud ühe edusammu. Riik on suutnud, on see 3D kaksik ja riigil on üks ekspordinupp seal koduleheküljel ja sealt on võimalik eksportida IFC-sse. Nii et nüüd me põhimõtteliselt saame sellist nagu 3D projekteerimist teha. Nüüd konkreetse näite juurde. Mul palutigi tutvustada üks tselluloosi piirkond ja mismoodi me oleme seda 3D planeerimist nüüd nagu esiteks ise õppinud, proovinud, arendanud ja teinud sellise nagu näite ka. Miks ma selle aerofoto panin? Siit on hea nagu vaadata. Tegelikult on suhteliselt suur tühi ala. Planeerija seisukoha pealt. Kõik on siin võimalik. Anna minna. Me põhimõtteliselt võiksime siia kartuleid ka istutada ja kasvatada, eks ole. Nii et no mis iganes. Teeme siia lõbustuspargi, teeme siia mingi uue autotee, teeme bussijaama siia või me ehitame siia mingisuguse uue elamurajooni. Nii et selles mõttes, et kõik on võimalik. Tselluloosi piirkonnas kehtib üks struktuurplaan ja nüüd ongi see, et mida me täna siis muutma hakkasime, on see, et see struktuurplaan on, kuidas öelda, et hästi hoonestusmahte täis. Sellise tihedusega, kui nüüd lihtsalt linna ehitada, siis viimase 15-20 aastaga meil on see linnaplaneerimise mõte ikkagi muutunud. Nii nagu ütleme kivilinna, seda ei ole enam nagu ütleme, et see linnaruum, me oleme aru saanud, ei ole enam hea linnaruum. Ja selle skitsi peal ongi nagu põhimõtteliselt hästi kergelt tõmmatud paar joont peale. Üks idee on jalgrattatee, mis ühendaks ära Rae valla Lastekodu tänavaga, teine on siis idast läände kulgev jalgrattatee ja tekiksid 2 sükest pargiala. Üks on klindi ääres ja sealt on linnavaated ja teine on kogu selle ala keskel, et kõik arendajad annavad enda maast teatud tükki ära ja sinna tekiks üks ühine pargiala. Lühidalt oleks siis need ideed, mida me sellele olemasolevale struktuurplaanile peale paneme siin. Tuleks pargiala, oleks väljakuala ja head mugavad liiklusteed.
see ala on Tallinna Kuumasaarte kaardistuses ka niimoodi, et ta on siuke siin, ütleme, et siuke ohuala, et selles piirkonnas võivad siin need temperatuurid liiga kõrgeks minna. Ja see on 2018 tehtud uuringu alusel. Et selles mõttes, et seda veel nagu ainult nagu täishoonestada, asfalteerida, et siis see Kuumasaared ainult nagu suureneksid. Ja nüüd lühidalt on siin siis lahendus. Aga ma selle puhul isegi siin mõtlesin, et ma korra vahetan tarkvara ja ma võtan teise tarkvara, millega siis konkreetselt seda joonistatakse. Nii, see on hetkel siis aluskaart, mida me tänu siis riiklikule tehnoloogilisele saavutusele saame sellest KIS-ist kätte PIM-tarkvarasse. Siin on olemasolev hoonestus ja siia ma eraldi olen toonud ka IFC-ga sisse hooned, mille ehitusload on olemas. Kui te tselluloosist teate, siis seda maja praegu ehitatakse. See on see kõige kõrgem puitmaja. Katlamajale on ehitusluba olemas. Siin on parkimishoone, kontorihoone on ehitusluba olemas. Ja siis Tallinna siis sissesõidule siukene veidike uhkem kõrgem maja. Need on olemas. Ülejäänud ala siin keskel on kõik hästi avatud. Ja nüüd, kui ma võtan näiteks siin, panen erineva tihedusega hoonestust, siin on ka, et see on siis siin see kliendipark ja siit on proovitud, et müra varjata ja siit oleks siis vaated linnale ja teine on siis Lastekodu tänava koridor. Täna ehitatakse Lastekodu tänav siiamaani välja kõikide jalakäijate, jalgrattateede kõigega. Nüüd oleks vaja siit, tegelikult on siiamaani siin ka väga mõnus liikumine olemas, siuke hoonete vaheline, kui te olete käinud. Ja nüüd oleks vaja siit natukene veel edasi saada. Selle hoone juures on juba markeeritud rattatee ja siit saaksid Rae valla inimesed tegelikult otse. Me tegime 15 minuti jalgrattatee testi. Vabaduse väljakult jalgrattaga lennujaama ette tuli 15 minutiga ära. Nii et põhimõtteliselt ka paljud Rae valla inimesed võiksid siit vabalt Stockmannini 15 minutiga tulla, kui tekiks hea ja mugav jalgrattateede ühendus. Ja teine oleks seegi, et siia keskele tekiks siis üks roheline avalikum ala. Kus tõesti, kus soojemal suvepäeval saad välja minna, ka tõesti see Kuumasaarte vastu sadevete immutamised ja kõik need. Ja nüüd selle 3D planeerimisega, mis hetkel meile nagu linna planeerimises on kõige suurem küsimus on see, milline on mõistlik linnaehitusliku siuke tiheduse tase. Antud juhul me töötasime läbi nagu 3 varianti. Üks on madalama tihedusega, teine veidikene kõrgemaga ja 3 nagu maksimumkõrgusega. Siin on nagu eri nurkade pealt vaadata, et kui need triibud kõik on korrused. Ja üldse võib-olla ma veel kommenteeriks, et kui me räägime planeerimisest, siis pahatihti kipuvad arhitektid, kui tehakse linnaplaneeringuid, kipuvad nagu hoone fassaade tegema. Tegelikult linnaplaneerimine võikski olla ainult selliste mahtudega ja võib-olla see triip on maksimum, mis nagu näitab selle hoone kõrgust. Et ma, kui pilti teha, ma paneks kohe selle madala ette äkki või? Et madalama tihedusega. Ja selle lahendusega, see, et tulevad need rattateed, need hoonete vaheline avaram ruum, pargid, sellega on kõik maaomanikud nõus. Aga nad ütlevad, lubage tihedust. Tahaks kõrgusesse teha. Ja nüüd on küsimus, kui palju kõrgusesse minna on veel okei. Ja see on selline asi, millega nüüd olen tegelenud ja nagu vastust ei ole. Võtame presentatsiooni tagasi. Siin on nagu erinevaid neid võrdluseid erinevate tihedustega. Ja näiteks sellega me võtsime lihtsalt ühele kesksele hoovialale täpselt sama vaatenurk ja teoreetiliselt me oleme õhtupäike. Ühe puhul paistab päris hästi õhtupäike hoonete vahele, teise puhul läheb juba kitsamaks, 3. puhul ei paista enam üldse õhtupäikest. Kui palju üldse peab hoonete vahel õhtupäikest paistma ja mingit standardit ei ole olemas, see on puhas siuke inimeste emotsionaalne küsimus. Või siin puhas siuke emotsionaalne, et kas hooned, mis on nüüd see keskne pargiala, kas nad on sellise kõrgusega, sellisega või on sellisega. Puhas siuke tegelikult emotsionaalne küsimus. Kust läheb see piir, kus see muutub nagu ebameeldivaks? Siin on selle ruumiline analüüs, nüüd ka erinevad tihedused. Sama koht, sama kellaaeg, kõik. Ühe puhul on üle poole pargist valge,
teise puhul on siis vähem kui pool, kolmanda puhul ei paista enam üldse ja see on nüüd 22. aprill. Ma veel korra mainin, see 22. aprill on siuke üsna hea kuupäev, millega me oleme seda valgust ja üldse seda päikesevalguse mõju arvestanud. See on insolatsiooni standardi kuupäev, aga samal ajal hakkad mõtlema siis, ega märtsikuus keegi väga võib-olla selle õues ei chilligi, aga aprilli lõpp ja mai on juba see aeg, kus juba inimesed juba ilm on mõnusam ja tahaks väljas olla. Nii et selles mõttes, et see 22. aprill oleks see, mis Eesti linnaplaneerimises võiks olla sellise hoonete vahelise päikseenergia mõõtmise kuupäev. Nii, siit veel, okei. See on nüüd teise tarkvaraga tehtud, aga sama sellest 3D mudelist. Ja siin vaadates, kui näiteks kuskil keskel väikse tihedusega paistab sellesse punkti 9,4 tundi, 5,9 tundi ja 2,8 tundi. Nii et kui me läheme selle hoonestusega kõrgemaks, arvutitega saab ilusti välja arvestada, kuidas kukub päikesetundide arv selle koha peal. Nüüd on muidugi küsimus, palju peab pärki päike paistma? Äkki on 2,8 tundi ka küll või tahaksime, et paistaks ikkagi 9 tundi sinna päike või et see on nagu, see küsimus on täna nagu vastamata. Nüüd on teine võimalus selle sama, kui meil on ruumiline mudel olemas, et varjude valguse vaatamiseks. See on kõige lihtsam, kes tehnoloogiliselt teavad siis Archicadiga. Siis on tuul. Siin on konkreetselt, et see on täpselt see sama asukoht, 3D mudel ja me oleme teinud sellised tuulte nagu analüüsid. Kõik me teame, et kõrghooned, kõrghoonete juures on ebamugav olla. Seal on tuul puhub, mõne koha peal lendab müts ära. Aga kus see piir on ja kui palju? Ja siin me tegime näiteks sihukest analüüsi, kui lihtsalt perimetraalne nurk ja panime, kas on kõrghoone nurga peal, kas on väikehoone või ei ole üldse. Ja mis juhtub selle ebamugava piiriga? Siin me kopeerisime seda sama joont siia. Täiesti selgelt visuaalselt on näha. Kõrghoone tekitab olulist ja siin on täiesti punaseks löönud. Siin on ebamugav nurk selle koha peal. Teine pikki tänavat, see on teiste ilmakaartega, et kõrghooneid paned sinna, tänaval liikumise nagu olukord muutub ikka nagu terve tänava ulatuses punaseks, ebameeldivaks. Nüüd siin on konkreetsed kui eelmine oli teatud standardi alused, on välja töötatud erinevaid standardeid maailmas, eks ole, sihukesest ja nende standarditega on ka natukene see, et Põhjamaades on meil see tuul mõjub ühtemoodi, aga kui te olete näiteks Kõrbes, siis seal Dubai Expol käies oli see, et jube mõnus oli, kui kuskil tuul puhus. See tuul oli nagu tegelikult hea, see nagu õhk liikus oli nagu mõnus. Meil on selle tuulega hoopis nagu teine sõprussuhe. Et nii, ja siin on konkreetselt siis ütleme, et arvuti poolt eeldatavad tuulekiirused. Et kui siin on 6,2 siin nurga peal, täpselt sama olukorraga, kui teine hoonestus 4,2. Et see näitab seda konkreetset tuulte mõju nagu erinevust. Siin on ka erinevad lahendused erinevate tuultega. Nii, ja kui nüüd ütleme selle sama keskkonna arvutamisel me paneme kokku, on olemas siukene mugavuse, hoonete vahelise mugavuse kliima ka nagu standard või arvutus. Ja siin on hetkel see sama ruum hoonete vahel ja juunikuus oli see, kui ma nüüd ei eksi. Ja siin ei ole väga suurt vahet. Juunis mõne koha peal on 25 kraadi, mõne koha peal 20. See on siukene väike vahe, aga see vahe on päris suur nendel hoonete vahel, kui on sama aprillikuus. Ja kui vaadata, siis kui on kõrgemad hooned, see tähendab tegelikult on seal vari. See vari nagu väga palju mõjutab. On tunnetuslik temperatuur 9 kraadi ja muidu on 16 kraadi. Ja vaata, see vahe on juba päris oluline vahe, kui sa oled nagu linnaruumis, et nagu kas sa tahaks aprillis välja minna ja sa tunnetuslik temperatuur on 16, see on juba siuke, et võtad joppe pealt ära võib-olla siin varakevadel. Kui see on 9 kraadi, siis tegelikult sa ei taha seal väga seal väljas võib-olla olla. Et mingid sellised nagu tunnetusliku temperatuuri näitajad nagu selgelt ikkagi annavad minu arvates seda piiri, et kuskilt ei tasu minna nende hoonete kõrgusega üle. Müra saame arvutada sellega.
ja lõpuks selle tselluloosi, nagu selle jutu lõpetuseks ma panin ühe pildi. Sama, et nagu see tihe linnaruum on hea, hästi palju igal pool räägitakse. Võt, kui saaks ikka tihedust, võtta see tihedus on hea, meil on ikka Eestis liiga õre tihe. Siis ma küsin ka, et kui ainult tihedusest räägite, et kas ikka on hea? Kas nagu lõppkokkuvõttes, kas me saame nagu hea tulemuse? Et täna meie siin Põhjamaades sellise suurusega linnas me peaksime leidma selle oma normaalse tiheduse, mis vastab meie kliimale ja inimeste arvule ja kõigele selle, et meil ei tasu nagu ainult tambad ristis seda tihedust suruda. Nii, aga nüüd ma sellega sai see tselluloosi osa läbi, aga ma näitaks nüüd, ütleme, et edasi see, mis ma nüüd selle alguse poole näitasin teile ühte pilti sellest droonifoto KISS-kaardist ja see on täna mina nagu julgeks kiita meie KISS-osakonda, et no see on ka nagu kõva sõna linnaplaneerimise seisukoha pealt, et see selline teoreetiline ja see, et sul on oma peas mingi kolmas mõõde, see on nüüd asendunud päris reaalse tööriistaga ja me võime näiteks siin sisse lülitada mingid erinevaid tselluloosi, siukseid mahulisi lahendusi ja vaadata näiteks, kuidas on, kui me tuleme Tallinna linna sisse lennujaama poolt, mis paistab. Noh, võib-olla võtame selle välja, paneme kõrgema mahu siin. Või paneme nüüd selle kõige rajuma mahu, noh, et see on ikka täitsa nagu siukene nagu Manhattan juba. Läheme natukene lähemale veel. Näiteks nii ja nüüd lähme selle väiksema variandi peale tagasi. Et saame siin nagu niisuguseid reaalseid nagu võrdlusi teha. Siin ka saab teha erinevat päikeseanalüüsi kõike. Seda just nagu Andres hiljuti just tegi seda. Ja no mul on siin nagu muude teemadega ka, mis me siin katsetame, proovime. No näiteks siin küsitakse, et kas Ülemiste keskuse juures seal võiks olla ka mõned kõrghooned. Siis me panime peale, vaatame, kuidas nad oleksid, kui kaugelt paistavad. Ma ei tea, kas lähme vaatame korraks mere peale või? See kaart, mida ma praegu vaatan, see ei ole veel ametlikult avalik vist minu teada. Et see hetkel me oleme nagu sees, aga et siit, kui tulevad mingisugused kõrghooned, et kui kaugele, kuidas nad nagu paistavad. Et nii palju minu poolt lühidalt linnaplaneerimine, kuidas me proovime teda 2D-lt 3D-le viia, mis on siis need, ütleme, need kliima analüüsimise võimalused, mismoodi me saame, kuidas me proovime seda leida seda Tallinnale, seda normaalset tihedust. Ja edasi ma vist annaksingi nii-öelda nagu selle jämeda otsa Andrese kätte ja kes siis saab näidata, et sellele kõigele, mis on nüüd praegu, see on nüüd see KISS-lahendus, aga siin on veel nagu mingi järgmine next level, mis on natuke nagu arvutimäng. Me siin ennem proovisime ja ühtegi kolli nurga tagant välja ei tulnud, kedagi ära tapma ka ei pidanud selleks ja autosid oli ära ütlemata vähe Tallinna tänavatel, aga... Küsimuste vooraga kindlasti ma alustan, et norida kohe siin võimaluse avalikult siis panna kohe niimoodi liistule tõmmata, et miks me ei näita avalikult välja alati neid lahendusi? Et miks linnaplaneerimisamet ei kõik infot ei avalikustava? Jah, et kust need kriteeriumid jooksevad, kuna me peaksime avalikuks tegema avalikust linnamudelist näiteks. Ja kuna ta peaks olema veel sisemine tööversioon? Mina olen ise mõelnud seda, et tegelikult iga skits, mis me teeme, võiks olla avalik. Ja kui iga skits on avalik, siis tähendab, ei teki mingit skandaale. Sest no iga suvaline mõte on nagu käigu pealt. Kui hoitakse saladuses ja siis nagu mingid asjad kuskil kogemata lähevad ikkagi nagu lendu, eriti enne valimisi ja natuke varem ja midagi muud. Ja siis on see, et aga see oli tööversioon. Et tegelikult võiks olla kõik asjad kogu aeg nagu lennult, eks ole, need samad tselluloosi asjad. Noh, siin ongi mingid, minul on see versioon on 7 praegu, mida me teeme. Need kõik võiksid olla seal väljas. Sama ma julgesin teile näidata sinna Ülemiste keskuse juurde kõrghooneid. Noh, ma ei tea, kas sest tuleb nüüd mingi skandaal või maaomanik väga tahab, eks ole, linna poolt ollakse nagu kahtlevad, et tegelikult ikkagi, kas sinna on nagu mõtet teha. Et need asjad oleksid nagu, noh, tegelikult võiks olla kõik avalikud.